Puhkevat tervist sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase seminari pealkiri on Inimkonna uus koidik. 22. november 2025 on üks kuupäev, üks oluline kuupäev, mis märkis väga vajaliku ja huvitava perioodi algust inimkonnas. Ja seda võiks nimetada inimkonna uueks koidikuks. Jätke see kuupäev meelde, 22. november 2025 ehk siis 22.11.2025. Ja nimelt, miks on see kuupäev oluline? On see, et 22. novembril 2025 asendati vana pärandvõrgustik ehk siis SWIFT finantsvõrgustik täielikult standardiga ISO 20022, mis on uus ülemaailmne sõnumite standard. Ja see tähistas siis palju kiirema, läbipaistvama ja palju kulutõhusama finantssüsteemi ametlikku algust. Ja eeldatakse, et iga suurem keskpank ja kommertspank üle maailma läheb sellele standardile üle, ehk siis ISO 20022, et jääda ühilduvaks ülemaailmsete maksevõrkudega. Ja see üleminek on toimunud aastaid. Paljud me oleme rääkinud ja paljud teavad QFS-süsteemist ja kuidas on seotud ISO 20022 QFS-iga. Sellest ma räägin täpsemalt uues seminaris, mille pealkiri on ISO 20022 QFS ja inimkonna uus koidik. Ja me räägime seal seminaris sellest, mida see meie jaoks tähendab. Mida see uus süsteem tähendab? Kas ja kui palju on ta seotud QFS-iga? Kuidas see meie igapäevast elu mõjutab? Mida see ja lõppkokkuvõttes, nii nagu ma enne ütlesin, mida see tegelikult tähendab meie jaoks? Kas see mõjutab ainult pankasid? Kas see mõjutab maailma? Kas see mõjutab meie igapäevast eksistentsi? Kas see on seotud negatiivse agendaga kuidagi? Kohe ütlen, ei ole absoluutselt. Vastupidi. Nii et tegelikult väga-väga head uudised on seoses sellega ja me räägime internetiseminaril pealkirjaga ISO 20022 QFS ja inimkonna uus koidik. Ja me räägime ka selle ISO 20022 QFS-i vaimsest vaatenurgast. Et lisaks selle, et me räägime füüsilisest vaatenurgast, kuidas ta finantsiliselt meid mõjutab, me räägime ka vaimsest vaatenurgast ja see on üks olulisemaid aspekte kogu selle asja juures ja selle juures, et me just nüüd sellele standardile üle läksime, sest see, kui praegu seda videot vaatad, siis see kuupäev on ju möödas juba paar päeva tagasi ja see hakkab nüüd igapäevaelus meile järjest enam nähtavaks muutuma kõige paremal viisil võimalikul kõige paremal viisil. Võt nii. Ja nagu ikka, saad sa minu seminaridele registreeruda www.kaialiisa.com /internetiseminarid ja endiselt ütlen, kui sa ei saa esimese korraga registreeritud, mingi takistus tuleb, aga kui sa oled oma andmed juba sisestanud ja vajutanud maksma ja sealt edasi ei saa minna, siis ära tee rohkem midagi, oota minu sõnumit, peaaegu kõik juba on aru saanud sellest asjast, mõned veel mitte, senikaua kui kõik inimesed aru saavad, et mitte mitu korda ühele samale nagu seminarile püüda registreeruda, palun ära tee seda, palun ära registreeru mitu korda. Kui sa oled üks kord oma andmed sisestanud, mina saan sinu andmed juba kätte ja siis lihtsalt oota minu kirja juhistega. Ja kui sinuga on varem selline asi juhtunud ja registreerumine ei õnnestu ka seekord, siis ei ole vaja minu kirja oodata, vaid toimida nii, nagu ma eelmises kirjas kirjutasin, sellepärast, et need andmed ei ole siiamaani muutunud ja juhised ei ole muutunud, mida sel juhul edasi teha. Siis sa võid lihtsalt toimida vastavalt minult kunagi saadud kirjale.
aga oluline on siis see, et me räägime väga palju ka rahaenergiast selles seminaris, mis on üks olulisemaid asju, mida mõista selleks, et nii-öelda uuele koidikule nii-öelda harmooniliselt vastu minna. Nii et kohtume sinuga kas ülipõnevas seminaris, ülivajalikus seminaris või siis Valguse kanalil videotes. Kohtumiseni.